Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere päevast! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris igal neljapäeval, et rääkida Eesti ja maailma tippspordist nii, nagu meie meelest seda tegema peab särtsakalt ja otsekoheselt. Pressisektoris on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Karl Juhkami ja Jarmo Jagomägi. Mina olen Ott Järvela. Kõik on nii nagu alati ja me alustame. Staar. Pressisektori seekordse staarivalikul jäi meie mõõgatera peatuma Katrina Lehise suunas, sellepärast, et Eesti vehkleja esitused Marrakechi maailmakarika etapil Marokos olid sellised vana hea aja Lehise mõõtu esitused. Esmalt individuaalturniiri 3. koht, selle käigus muidugi ülidramaatiline ja täiesti pöörane võit Irina Embrich üle ja seejärel ka võtmeroll naiskonnavõistlusel, kus Eesti naiskond saavutas 2. koha. Nagu ma leheartikli pealkirjastasin, Katrina Lehis on jälle number 1 ja teiseks võib öelda, et Katrina Lehis on tagasi. Täiega. No see number 1 on siis, see on see vana hea nali jälle, et Eesti edetabelis on ta esimene, aga maailma edetabelis on ta 3. eestlanna. Aga no ütleme, see on selline väga tobe juriidika ja reeglimäng, mis seal taga on. Kõige olulisem on siiski see, et me näeme Lehist täpselt sellisel kujul, nagu me nägime Tokyo olümpial, kui tuli see olümpiapronks, miks ka varasemad medalid tegelikult, mis tal siin tulnud on, EM-kuld, muud asjad, et me armastame teda, sest ta toob meile medaleid. Eestlased on lihtne rahvas. Ja, no ma rääkides näiteks Eesti edetabelist, et siis see Vancouveri etapp, kus Lehis saavutas 2. koha, et seda otsustati Eesti edetabelis mitte arvesse võtta. Lihtsalt ma selgitan, aga ta juhib ikkagi sellele vaatamata Eesti edetabelit ka. Seal vist oli see loogika, et kõik ei saanud sinna reisida või pidi oma vahenditega minema, viidates siis EP-naiskonna välistele, jube keeruline. Tavaline vehklemise olukord, ütleme niimoodi. Aga rääkides Katrina Lehise võistlemisest sellel nädalavahetusel Marrakechis, siis tegelikult need keerulistest seisudest välja tulemised olid need, mis olid kõige muljet avaldavamad. Alustame individuaalturniiri 2. ringi matšiga Irina Embrichi vastu. 8-13 kaotusseis ja siis 11-14 kaotusseis, kus minna oli mingi 15 sekundit. Tuli sealt viigini, võitis lisaajal. Ja siis naiskonna võistlusel nii veerand kui poolfinaalis läks kaotusseisus rajale ankrunaisena ja tõi mõlemal puhul võidu ära. Olümpiavõit ja olümpiahõbeda vastu. No see on võimas tegelikult. Ja, et mina olin parajasti tööpostil, kui need matšid käisid seal põhiturniiril ja nagu meie töös ikka, siis sa kirjutad seal mingisuguse asja juba valmis ja ma olin ka seal kirjutanud, et Embrich läks eest ära, kogenum hoidis edu ja nii edasi, aga siis see kõik asi kiiresti pöördus ja väga kiiresti murenes. Et pidi uudise kiiresti ümber tegema ja see käiski niimoodi nagu välk selgest taevast ülikiiresti ja see möire, mille Katrina Lehis ja mitte ühe korra pärast seda võit välja lasi, et see oli selline sümboolne, äge ja lahe, et ühest küljest see näitab, kui ütleme, detailide spordis ja vehklemised asjad kinni on ja teistpidi see näitas Katrina Lehise tugevust, jah? Kui vaadates natuke nagu tuleviku poole, siis minu jaoks nagu oluline ka see, et me teame, et nüüd vehklemisliidus või vehklemiskoondises meil hakkavad asjad natukene muutuma. Me saime lõpuks peatreeneri. Loodame, et nüüd see nagu seda head tõusu, mis meil praegu olemas on siis Katrina Lehisega ja on tegelikult kogu koondisega, see jätkub, et see hakka segama. Ma küsisin Irina Embrichi käest lennujaamas esmaspäeval, kas tema meelest nüüd see mõõn, mis eelmised 1,5 aastat tegelikult suures plaanis, vähemalt naiskonna vaates ju tegelikult oli. Jah, olid individuaaltulemused Embrichi EM-kulla ja Tifferti olümpiamängude 4. koha näol, aga sellist naiskondlikku tugevust ju eelmised 1,5 aastat enne käisolevat hooaega ei olnud, siis Embrich ütles küll, et ja tema arvab küll. Aga mis puudutab veel seda Lehis-Embrich matši, siis huvitav oli vaadata seda, et kuidas nagu mõlemad kommenteerid seda matši ülimalt napisõnaliselt. Lehis ütles mulle umbes ühe lause, et muutsin taktikat ja nii ta tuli ja Embrich ütles umbes niimoodi, et et muutusin liiga kuidagi ahneks või midagi sellist. Et kuidas nad olema ausad, Embrich ja Lehis, selles mõttes Eesti naiskonna eest, ma ei kahtle, et nad on sama asja eest väljas ja on näha, et nad, kui naiskonna eest veheldakse, siis tehakse koostööd. Ma usun, et seal nagu seda probleemi ei ole. Aga võtame individuaaltasandi, siis nad on ikkagi erinevate leeride esindajad. Et sellepärast, et Irina Embrich ja Katrina Lehise treener Nikolai Novosjolov on nagu kass ja koer. Ja mitte nendes Instagrami videodes kass ja koer, vaid nagu Tom ja Jerry, ütleme siis, võib niimoodi öelda, multifilmis on. Et seal nagu sellist mingit nagu sellist
üksteise mõistmist ju ei ole, et tegemist on väga erinevate leeride esindajatega, kujutate sellise olukorras võtta kaotuses selline võit, et milliseid tundeid see mõlema sportlases tekitab, ühes ühtepidiseid, teises teistpidiseid. Ja siis need mõttemängud enda peas on huvitav vaata. Ja kui sa korra seda mõõna mainisid, siis tegelikult need käivad ju Lehisega mingis mõttes käsikäes, et vehklemisliidus olid suhted puntras, Lehis ei olnud koondises. Naiskond ei õnnestunud. Pluss siis see, et ma ei ole küll olnud väga tihedalt nagu vehklemisliidu asjades sees, aga ma käisin seal pressikonverentsil, kus siis Lehis läbi siis kohtu endale õigust nõudis ja seal tema, mast oli ikkagi täiesti maas. Pärast seda kõik need kommentaarid, mis sealt tuli, et tundus, et kas ja kuidas üldse edasi läheb, kust raha tuleb, tulemusi ju väga häid ei olnud, et see, et ta nüüd on tulnud sealt mingist mentaalsest mustast august välja, on nagu ülihea märk, et oskused tal kuhugi kadunud ei ole, aga vahepeal ta oli lihtsalt sellises, mitte enda tekitatud siis mustas augus, jah? Mis puudutab, mainisin korra seda raha asja, siis ühe asja ma toon ikkagi esile, et kui Eesti Vehklemisliit väidab, et tegemist on spordiala, kuhu ei ole võimalik sponsoreid tuua, siis Katrin Lehis tõestab ju vastupidist, et tema vormikrae peal on näiteks Alexela, mis on Eesti üks tuntumaid ettevõtteid, ja kes on tuntud suur sporditoetaja. Tema on Katrin Lehise selja taha ju asunud ja T1 keskus ja kes tal kõik seal veel on. Ja Lehise selle hooaja kohta ma toon välja ka selle, et on olnud 6 rahvusvahelist võistlust, 4 maailmakarikat ja 2 GP-d. Põhimõtteliselt, kui nüüd võtta niimoodi punktide järgi, siis kõige säravam tulemus sel hooajal on olnud 4 Differti teine koht Doha GP-l. Sellepärast, et Grand Prix teine koht on kõvem sõna kui maailmakarika etapi oma, seal antakse kõrgemaid punkte. Aga Lehise poolt on see stabiilsus. Tõsi, mõlemad GP-d on ta läinud aia taha, esimene teine ring, aga maailmakarika etappidelt 2 veerandfinaali, 3. koht, teine koht. 6 rahvusvahelisest võistlusest 4 veerandfinaali individuaalselt. See on juba stabiilsuse märk. Tegelikult on ka see huvitav koht, et me siin räägime, et esimese teise ringi kaotused on sellised, altminekud, mis ühes küljest nii ongi, aga kui sa ikkagi jõuad sinna läbi kvalifikatsiooniturniiri või selle eelturniiri, kus ju tegelikult siin MK-del 300 sportlast hakkab võitlema, et siis nagu see tegelikult, see ei ole nagu asi, mida me saaks võtta iseenesest mõistetavalt ka, et kui sa ikkagi juba põhiturniiril jõuad, siis ühest küljest nad on sportlased, kes peaksid seal kogu aeg olema, aga see ei ole see, et nad tulevad kohale ja soojendusstressiga selle ära teevad. See vist on natuke nii ja naa, et see nagu baastase peaks olema selline, et sinna põhiturniiril jõudmine ei tohiks küsimusi tekitada. Et kui seal tekib probleem, siis see nagu, vaatame ka seda, kuidas nagu vehkled ise, kuidas nad ise nagu suhtuvad sellesse. Nad oleme ausad, põhiturniirile pääsemist ju ei võeta mingi saavutusena ka nende endi poolt. Järelikult ma arvan, et ka ootushorisont on mõnevõrra kõrgemal. Aga kokkuvõttes Katrin Lehise tagasi, nagu sa Arvo väga õigesti ütlesid, et temaga koos on tegelikult Eesti naiskonnal väga selgelt läinud kas hästi või mitte. Et ka olümpiakuld ju tuli ikkagi siis, kui tema oli tippvormis. Ta võitis eelnevat olümpiapronksi ja aitas naiskonna kullale, ankrulaisele. Et see lubab vaadata nüüd ikkagi lootustandvalt nii maikuu võistluste suunas, siis on veel 1 GP ja 1 MK ja siis eelkõige suviste tiitlivõistluste suunas, et Genoas on Euroopa meistrivõistlused, Pilis siis maailma meistrivõistlused. Olgem ausad, alla medali ei tahaks nagu mõelda. Krahh. Tere tulemast korvpallisaali. Kahjuks peame Krahhi rubriigis siin olema ja viibima sellepärast, et see, kuidas Tartu Ülikooli korvpallimeeskond mängis maha Eesti-Läti ühisliiga veerandfinaali otsustava kohtumise lõpu, ei saa mingit muud sõna seal kasutada kui krahh. Tõsi, kohe alguses sellise lahtiütlusena on vist moodne sõna. Rõhutame ära, et tegelikult see, kuidas Tartu mängis näiteks teise veerandfinaal kohtumise ja enamiku sellest 3. et pärast seda esimese mängu tõelist nagu altminekut, et see on muidugi kiiduväärt, aga paraku see, kui sa juhid 1.35 enne lõppu 5 punktiga, aga kaotad seejärel selle viimased 95 sekundit 10 punktiga, ise ainsatki punkti viskamata, tehes 1 kattevea rünnakul, 3 palli kaotus, söötes palli auti, no see on krahh. Ja kui sa neid pallikaotse ette lugesid, siis üks puhtalt näpp peale panna on Jalen Henry, kes siis enamus nendest pallikaotustest tegi seal 4-5 tükki lõpus. Üks oli selline viskeblokeeringu olukord, kus tuli kiire vastu, et selle võib ka põhimõtteliselt lugeda pallikaotuseks. Aga et nagu võib-olla välismaa keeles öeldakse siis hero to zero, et eelmise mängu ta Tartus põhimõtteliselt tõi ära, mängis seni ka hästi tegelikult seal Riias ja siis juhtus selline kobarkäkk kokku, et seda oli päris karm vaadata ja nagu Aivar Kuusma ütles ka, siis 48 tundi ta eriti kellegagi rääkida ega suhelda ei tahtnud ja elu üks valusamaid kaotuseid. Kuidas sellest välja tulla?
no ma arvan, et nagu kui nad vaatavad tervikpilti, siis sa mainisid ka, et kui me arvestame seda põhiturniiri lõppu Eesti-Läti liigas esimest mängu Riia Selliga, siis nendest järgmisest 2 mängust saab võtta positiivselt kaasa, et nad olid pigem suuremas augus, kui see, ütleme, lõpp näitas, et ma arvan, et kui nad analüüsivad nüüd rahulikult asja läbi, siis nad suudavad positiivselt kaasa võtta. Pluss seal oli selliseid, ütleme, segavaid faktoreid ka, et tegelikult Henril olid väiksed terviseprobleemid, Omarrel Sheikh, üks liidreid, teeb oma Ramadani, tal on seal omad värgid, et võib-olla nad suudavad endaks selle asja nagu ära põhjendada. See on asi, mis ka tegelikult Eesti jalgpalliliigas osasid mängijaid, kes on eelkõige Aafrika riikides pärit mängijad, osad päris mitmed neist on moslemusku, et segab tegelikult, et on ju Paide linnameeskonnas, ma tean, on selles osas täitsa nagu eraldi mingil hetkel, kuidas öelda, tegelikult selle Ramadani asjaga ja teisiti ka. Aga ma tahan veel küsida, kas see Jalen Henry puhul, kas see oli nüüd midagi ebatüüpilist või ta ongi seda tüüpi mängi, kel võib selline järsk ära kukkumine tulla? No, olgem ausad, ainult tal ei saa nagu tuhka pähe raputada selles olukorras, et ta võib-olla, tema ju mängib ikkagi korvi all, ta on kas center või number 4 peal, et mõnikord seda nagu varianti kasutatakse, et pikk toob palju üle, kui tagumist annatakse survet, aga seal peavad nüüd vaatama treenerid ja võib-olla meeskonnakaaslased kenda otsa, et seekord oli siis tema peal üks liiga paremaid kaitsemängijaid, kindlasti Selli parim kaitsemängija, Sigmar Sraimo, eelmise aasta kalevlane, kes muud peale kaitsevõimist teha ei oskagi, et tema vastu enamasti need pallid kaotsi läksid ja ma vaatasin need lõpuolukorrad üle ka, et mida tegid siis, ütleme, Tartu tagamehed Martin Paasoja ja Sean Flood, kes siis nendes Audi olukordades, kus otsajoone pealt pall välja sööti, lihtsalt kadusid teiste meeste taha ära ja hakkasid justkui kartma. See on alati probleem, et kui sa kaod väljaku peale ära ja siis nagu mina ei jää süüdi justkui on ju. Jah, et Flood tegi tegelikult seal Riias ülihea mängu senimaani mingi 26-28 punkti, aga siis tekkis see mingisugune võidu või vastutuse hirm. Ma ei tea, kas need siis ise ei suutnud vastutust võtta. Vaat see on see, millest me eelmine nädal rääkisime jalgpallikoondise puhul Moldova vastu, mis oli, millest õnnestus üle saada. Praegu Tartul ilmselt see maksis kätte. Jah, just, et Kuusma ütles ka, et võib-olla ei ole seda kogemust neil meestel. Samas hooaja algusest peale nagu Kuusma jaoks esimene mees oli Martin Paasoja, kes ei ole puhas mängujuht, aga palliga toimetab. Ta ehitas tama ümber satsi. Nüüd Paasa oli täiesti kadunud. Kui me paneme siia juurde need numbrid, et ta viskas 3 mängu peal kogu seerias väljakult sisse 25-5 ja tegi 9 palli kaotust, siis ütleme nii, et nagu patt oleks nagu öelda, et oleks nagu konkreetselt valesti komplekteeritud see sast, aga nagu mingid mängud näitavad, et seal mingid sellised kitsaskohad on, et see Sean Flood on natuke kosunud, aga samas sellist kindlat tagameest pole läbi hooaja olnud. Okei, seal on ebaõnne olnud ka, kui seal on mõned tõusma hakanud, siis on vigastused tulnud, aga ütleme nii, et seal on selliseid kitsaskohti, mis nüüd ütleme, et näpu kärgajades hakkavad välja lööma. Üks asi, mis mainisid, on võiduhirm. Teine on see, et võib-olla isegi teatud olukordades mehed hakkasid liiga palju tahtma, sest kui me räägime, ütleme Henrisest ründel tehtud katteveast, siis see on hea näide sellest, kuidas tee nagu rahulikult oma asi ära, tavapärases olukorras midagi ei juhtu, aga seal on see, et sa tahad selle kiiresti ära teha, saada selle murdasu sekund ette, lõigata õigel ajal sisse. See jube tahtmine tekib sisse ja siis juhtub see olukord, kus on käed on laiali ja tulebki see ründeviga. Ja seal on see 2 mehe koostöö ka, et nagu tagamäng peab mehe kinni ka viima ja sa tahad ikka selle kaitse kinni püüda, et seal nagu mitu asja korraga, et pulss üleval ja nii edasi, et seal oli selline palju pahasid asju sattus kokku. Kui vaadata seda veerandfinaali nüüd, kuidas öelda, moodne sõna helikopter vaates ja mõelda Eesti meistrivõistluste sõelmängude peale, siis mis sa arvad? Kas see veerandfinaal pigem suurendas või kahandas Tartu võimalusi esiteks jõuda finaali ja teiseks seal Kalev Cramole vastu hakata? No väga raske öelda, sellepärast, et Tartu mäng on terve hooaeg käinud nagu Ameerika mägedel, et kui ma tõin korra siin Paasoja välja, kes pani 25-5 seerias, siis Karl-Juhan Lips, kes peaks olema ka hea viskaja ja ääre peal selline, ütleme, punktide tooja, siis tema selle seeria tabavus oli 29-4, et seal vist nagu pole küll ametlikke fakte, aga seal vist olid jutud, et seal kuskil põhiturniiri lõpus ja sealkandis hakati mingit kangi tegema ja valmistuma siis sellest kevade pooleks, aga kas seal tehti midagi konkreetselt valesti, kas sellest välja tullakse, et see selgub nüüd töö käigus, et kui Tartu mängib nii isukalt, kui ütleme selles teises Selli mängus, siis neil ei tohiks nagu finaali pääsemise tegelikult probleem olla. TalTechist saab selle mängu jagu? No jah, oleneb, kuidas see TalTech ka selle pausi ära kasutab, aga pigem on nemad ikka kerged soosikud, jah. Okay. Reibas rõõm. Rõõmu pakub pressisektorile sel nädalal kahtlemata freestyle-suusataja Henri Sildaru õnnestunud võistlus maailmameistrivõistlustel Šveitsis, kus ta saavutas pargisõidus 11. ja rennisõidus 6. koha.
kusjuures eurooplastest, olgu öeldud, oli Henri Sildaru sellel võistlusel selgelt esimene, tosina parema seas olidki ainult kanadalased, uusmeremaalased, ameeriklased ja Henri Sildaru. Kahju, TM-i ei toimu. Jah, ainuke talispordiala, kus Euroopa meistrist toimub, on laskesuusatamine, aga seal teatavasti parimad ei käi. Samasugune oleks freestyle'is ka, ma arvan, sama tasemega. Natuke isegi madalama võib-olla. Jah. Et noh, jah, aga suusalad on väga Euroopa kesksed lihtsalt, seal on see põhjus, tõsi, freestyle ja mäesuusk vähem kui need, mida sõidetakse lauskmaale. Aga Henri Sildaru 6. koht ja 11. koht ka, ma vaataks pigem neid nagu komplektis ausalt öelda, et ta tõestas mõlemal alal, et ta suudab võidelda koha eest esi-10, esi-8, kas medalimängust esialgu ma suhtuksin väikese reservatsiooniga, kuigi täitsa ei välistaks, aga selle jaoks oleks vaja ikkagi mingit sellist top 3 tulemust kas või maailmakarika sarjas, et rääkida medalimängust. Aga 2 esi-10 kohta järgmise aasta Milano Cortina Talliolümpial on täiesti reaalne. Big Airis, kus ta ilmselt ka võistleb, seal tundub see keerulisem lihtsalt, kuigi ei saa ka välistada. Mina nendel hüpetel eriti vahet ei tee, aru ei saa, milles seal nagu punkte jagatakse, aga minu jaoks on kõige tähtsam see, et meil, ütleme, skeene väliselt ei ole väga palju eksperte, kes sellest freestyle'ist jagaks, aga samas ma olen nagu kuulnud jutte varasemalt, et ega sellest Henri Sildarust asja pigem ei saa tipptasemel, meestes on nii kõva konkurentsi ja nii edasi, aga see hooaeg ja see MM näitasid, et ta pani kõigi nende kriitikute suud mingis mõttes lukku, et stabiilne hooaeg. Jah, nad olid ise ka muidugi üllatanud treener Tõnisega, aga sellele vaatamata, et ikkagi selge arenguhüpe ja kui veel medalid ei tule, siis tegelikult on alles 18 ja see hüpe võib edasi tulla ka veel väga soodsalt. Ega ka Tõnis Sildaru ju treenerina ja isana on ju rõhutanud seda, et jah, järgmisel aastal Milanos võib õnnestuda, aga nemad ise nagu oma plaane tehes, oma medalimõtteid mõlgutades vaatavad ikkagi 2030. aasta olümpia suunas. Ehk siis see ei ole see, et järgmine aasta nüüd peab õnnestuma. Järgmine aasta ongi see, et lähme, kohaneme, harjume, saame kogemusi ja siis vaatame, mille pealt seal õnnestuda ja mille pealt ei õnnestuda. Et ühest küljest see 3,75 punkti, mis praegu jäi nagu ütleme siis medalist puudu MM-il. See on selline imelik punktisumma, natuke meenutas mulle paralleeli Pekingi olümpia, kus Martin Liivil jäi käes äkki 12. Äkki isegi 0,07. Ja ühesõnaga, 0,17 midagi sellist. Et mingid kümnendikud jäid nagu medalist puudu. Ja siis kõik rääkisid, et vaata kui lähedal, aga tegelikult tolle ala kontekstis on see nagu üüratu vahe. Ja pluss need koht on ikkagi 7. Liivi toona ja Sildarul praegu 6. Ja siin tuleb meeles pidada, et kui Liivi puhul on selles mõttes natukene lihtne, me saame öelda, et kui uisutad 0,2 sekundit kiiremini, siis sa saadki selle 3. koha. Aga siin Henri Sildaru üldse freestyle suusatamise maailmas see asi ei käi ju niimoodi, sellepärast, et sa ei saa öelda, et tee see asi ära ja siis sa kindlasti saad 4 punkti rohkem, sest see kõik on hinnanguline. See on kohtunike hinnangutest sõltuv ja eks seal antakse, tähendab, kindlasti Rahvusvaheline Suusaliit on proovinud seda punktisüsteemi teha nagu läbipaistvamaks. Ilmselt võime öelda, et on tehtud sama, mida tehti iluuisutamise aastate eest, aga lõpuks on ka seal ikkagi see hinnangulisus sees. Mitte küll nii palju, nagu me mäletame äkki Kelly Sildaru algusaegadest X-mängudel, kus tegelikult punktisummad võisid tulla, mis nad tulid, aga tegelikult oli näha, et kohtunikud lihtsalt panid need punktisummad niimoodi, et nad satuksid sellisesse järjestusse sportlased, nagu nende meelest on vaja, et need sportlased oleksid. Et ei hinnatud tegelikult nagu ühte neid elemente seal eraldi, ei pandud summad kokku, vaid vaadati otse, minu meelest tema võitis, paneme talle selle punktisumma, niimoodi. Umbes käis ta toona tegelikult niimoodi. Et ühesõnaga, selle 4 punkti tagasi tegemine ei ole nii lihtne, aga jah, see saavutus näitas taset. Pluss siis see, et sa oled MM-il 6 stabiilne hooaeg, esiteks sa tõusid B-kategooria toetusele Team Estonias, teiseks see, et sa ikkagi nagu meelitad rohkem nii-öelda sponsoreid liigi, rohkem toetajaid liigi, et Karl-Mihkel Eder tegi väga sellise korraliku ülevaate Postimehe loos ka, et sealt ju selgus ka, et nad põrutavad terve Euroopa põhimõtteliselt 2 autoga läbi, laagerdavad kuskil, otsivad ulualust kuskil lähedaste juures, et nagu Tõnis Sildaru ütles ka siis, et kogu ülejäänud Euroopast ja maailmast tehakse asju palju ebaprofessionaalsemat ja nagu põlve otsas, aga sellele vaatamata nagu tulemus on hea ja siis kui need tulemused paranevad, siis on võimalik ka seda kapitali kasvatada. Ma tahaks loota, et nüüd selle Team Estonia B-kategooria sportliseks liigitumine mõnevõrra vähendab ka kõik võimalikke pingeid, mis oleme ausad on Tõnis ja Henri Sildaru poolt praegu moodustatava tiimi ümber olnud ja ka nende suhetes nii Suusaliidu kui Eesti Olümpiakomiteega. Need pinged on, nende mitte nägemiseks peab olema väga naiivne inimene. Et praegu, kui on saavutatud mingisugune selgus konkreetse tulemusega, ka ilmselt mingisugune ja kindlasti ka rahaline stabiilsus mingi piirini,
see, ma usun, aitab kaasa ütleme, ma arvan, et see aitab kaasa just nimelt pingete maandumisel, mis kokkuvõttes on sportlaste ja üldse Eesti spordi huvides, et fookus püsiks spordil ja võimalikult vähe spordivälisel. Selles mõttes, et Tõnis ei ole ju kindlasti kõige lihtsam inimene, kellega suhelda, ta minevik ei ole ka plekitu, aga praegu ta teeb oma pojaga tulemust ja teeb ausalt tulemust ja see koht on välja teenitud. Tahtsin sellel teemal veel ühte asja nagu teiega küsida või nagu mõtiskleda veel selle üle, et Tõnis Silder ütles, et nad ei läinud, kuigi nad nägid, et kvalifikatsioonis said edasi 4. tulemusega, et justkui ollakse nagu medalimängus sees, siis öeldi, et ei, me ei hakka tegema neid trikke, mis meil võib-olla võiksid välja tulla ja millega võiks tõusta medalimängu, vaid mindi tegema nii-öelda oma ära. Et mida me arvame nagu sellest mentaliteedist, et kui sul nagu justkui on midagi võimalik saavutada, aga sa lähed nii-öelda kindla peale tegema oma tulemust ja siis sõltuvalt sellest, koht on väga hea, ma üldse ei kritiseeri seda kohta, 6. koht ja kokkuvõttes nende jaoks oligi olulisem saada EOK rahadele tegelikult, tahame seda ei taha. Praeguses faasis oli võib-olla see, et saada kindla peale see, et B-kategooria kätte, mitte et minna proovima kõrgemat nii-öelda lindu püüda ja siis kaotada nii-öelda kõike, et ma arvan, et see oli selline kalkuleeritud otsus pigem. Ja see, kas võtta see keerulisem trikk ette, eks see väga palju sõltub sportlase sisetunnetusest. Tema ju tunnetab tolles võistlusolukorras nii rivaale, nii rada, nii enda mingisugust valmisolekut. Need on kõik niivõrd nähtamatud faktorid, et siit kõrvalt öelda, et sa oleks pidanud tegema seda või tegema seda. See on peaaegu võimatu, et see tegelikult peab sellise olukorra sportlane ise tunnetama. Ja selle pealt tegelikult, selles seisnebki kogemus, selles seisneb ka võistlusnärv ja kõik muud sellised asjad, mis lõpuks tipptasemel panevad paika need peened marginaalid, mille pealt selgub tulemus. Ja usutavasti on Tõnis mineviku vigadest õppinud ka üht-teist, et võib-olla seal ka oma tõetera sees olla. Mornmure. Pressisektori mure viib meid sedapuhku Hispaaniasse, sellepärast, et Karl Jakob Hein pidi möödunud nädalavahetusel esimest korda sel hooajal vahele jätma Hispaania meistrivõistluste mängu ning niipea teda väljakule tagasi ei ole oodata, sellepärast, et märtsis Eesti koondise mängus Iisraeliga saadud õlavigastus osutus ikkagi kardetust mõnevõrra tõsisemaks esialgsete prognooside kohaselt Hein väljakult eemal 6 nädalat. Jah, et täpset diagnoosi ma ei olegi nagu välja lugenud või näinud kuskilt, aga ütleme nii, et see õlg on selline väga ohtlik õrn teema, et mina isiklikult oskan kõige paremat näidet tuua Maicala Kotsari nii-öelda pealt, kellel on need õlad teinud muret väga palju ja ta pidi ju selle tõttu viskekätt vahetama ja ütleme nii, et kui seal mingid närvid kahjustada saavad, mis võib-olla enam ei taastugi ja kui väravahti saa kätt nagu täitsa välja sirutada, siis see on ikkagi katastroof tema jaoks, aga see on kõige mustem stsenaarium ja loodetavasti nii ei ole, aga selles mõttes sellega tuleb igal juhul ettevaatlik olla, kindlasti mitte kiirustada, nagu võib-olla Kotsari puhul see mingil määral kunagi nooruses tehti ka. Ja, ilmselt siin on tahaks loota, et siin on ju mingi osa sellist ettevaatusabinau praegu, aga ma ütlen, et kuidas, et pärast mängu Iisraeliga seal Debreceni staadioni all intervjuu alal, me parest rääkisime vist Matvei Igoneniga või oli seal Maksim Baskotši. Igatahes Karl Jakob Hein kõndis tagantpoolt läbi, selle haiget saanud õla käe küljes oli tal ikkagi kandekott, enda kotti tassis sellega ja siis küsisime, kuidas on, vastas, et paistab, et hullemast pääsesin, näe, kotti jaksan kanda. Et okei, jah, järgmine 3 päeva hiljem, et ta Moldovas mängid, see oli loogiline, miks nagu riskida. Aga see ka, et vähemalt tema enda algne hinnang oli ikkagi, kuidas öelda, pigem positiivne. Nüüd me näeme, et see seis tegelikult selline ei ole. Aga see paistab siis rohkem nagu põrutus, mitte liigesest väljas, nagu mõnikord näiteks korvpallurite läheb. Liigesest väljas ei saanud ju olla, muidu ta ei oleks seda kotti 3 tundi hiljem käotsus või 2 tundi hiljem käotsus. Valladoliidi kodulehel Google Translate oli ikkagi õlaliigese vigastus ja teise klassi trauma siis ütleme oli seal nagu sõnast, mida me sellest välja tahame lugeda, nii palju, kui me oskame selles suhtes. Nüüd olukord on see, et Karl Jakob Heinal on 28 mängu Hispaania kõrgliigas selle hooajaga kirjas. Tema laenuleping Valladoliidiga lõpeb ju käesoleva hooajaga, mille järel kõikide praegu teadaolevate andmete kohaselt naaseb ta Arsenali, kellel on siis võimalik teha mitmeid asju ja Heinal endal ka, et kas ta jääb Arsenali ilmselt kas siis teiseks või 3. väravhaiks, kas ta laendatakse uuesti välja, aga variant Arsenalil on ka tema mängija õigused maha müüa, mis oleks klubi jaoks selles mõttes väga tulus, et kuna Karl Jakob Hein on Arsenali enda kasvandik, siis Inglismaa klubidele kehtivate finantsreeglite järgi oma kasvandike müügist teenitud raha on kuidagi seal bilansi ja raamatupidamisreeglite järgi eriti väärtuslik raha. Et see aitab nagu bilanssi väga palju sättida. Ehk et need kõik võimalused Karl Jakob Heina osas on nüüd õhus. Eeldusel jah, muidugi, et see trauma
on selleks hetkeks paranenud või näitab mingit selget paranemise märke, see on üks asi. Aga teisalt ma arvan, et see 28 mängula liigas on olnud kindlasti kõigi potentsiaalsete huviliste jaoks piisav, et saada aru, mis on Karl Jakob Heina tase. Et kas see on nende huviliste jaoks, on tema tase piisav või ei ole. Et see nagu valim on praegu ikkagi korralik. Mul oli sama mõttekäik, et nagu kui see vigastus ei osutu tõsiseks ja saab nii-öelda täitsa terveks ära, siis see 28 mängu on piisav, et oli piisav, et ennast näidati see, kui rohkem mängida ei saa. Et teine asi on see, et Valladolid on endal lasknud väga palju väravaid lüüa, kui Hein on värava suul, aga kõik adekvaatsed jalgpalli jälgijad, kes on Heinast huvitatud, saavad aru, et seal on tema süüd on väga vähe, et nüüd olenebki siis kuhu ja mis tasemele sealt saame edasi teha. Valladolidi jaoks on see Heinavigastus väga valus hoop, sellepärast esiväravast välja, see on paratamatult hoop. Aga sats on alla andnud juba. Selleni ma tegelikult tahtsingi jõuda see, et praegune prognoos on siis 6 nädalat, et maikuust võiks tagasi tulla, aga pigem nagu ütleks, et Valladolidi isegi olukord, kus nad siis 9 vooru lõpuni ja eelviimases kohas jäädakse maha 9 silmaga. Ehk siis, kui kerime siin praegu nüüd maikuuni, see on niisugune 5 vooru lõpuni, selles hetkeks võib Valladolid olla juba automaatselt alla kukkunud, mis tähendab ka seda, et nad ei peaks Heina tagasi kiirustama, andes aega rahulikult taastuda, mis nagu meie vaatevinklist, eestlaste vaatevinklist oleks ainult tore. Nii ja naa, sest et Eesti jalgpallisõber tahaks kahtlemata, et kui juunikuus on kodused valikmängud Iisraeli ja Norraga, mis mõlemad on ikkagi kohad, kust nagu tahaks punkti. Norra vastu mööname väga keeruline, aga kodus Norraga võiks nagu proovida, et võõrsil Norra on hoopis keerulisem ja Iisraeli mäng võõrsil jättis hamba verele selgelt kogu meeskonnal. Et kahtlemata Eesti jalgpallisõber tahaks, et Karl Jakob Hein oleks väravasuul. Samas 0 mängu praktika pealt sinna tulla oleks kahtlemata keerulisem kui mitte, aga nüüd on see, et Eesti jalgpallisõbra jaoks ja Eesti jalgpalli jaoks pikas plaanis võib olla tõesti parem, kui Karl Jakob Hein ravib rahulikult seda vigastust välja ja mitte ei kiirusta nendeks 2 valikmänguks tagasi, kuigi emotsionaalselt kahtlemata. Heina kohalolek on väga-väga oluline ka meeskonnale. Õnneks Matve Igoneni mängud olid korralikud. Et seal mingit tulekahju taga ilmselt ei teki Igoneniga ka, jah. Tähtis teema. Ning pressisektor on tänase saate sellise veidikene pikema teema, põhjalikuma teemana otsustanud ikkagi veel vaatamata väljas valitsevale kaunile kevadilmale naasta oma talispordi stuudiosse ja vaadata otsa nüüd lõppenud talispordi hooajale. Sellepärast, et kõik, mis on lumel ja jääl välja arvatud kurling, aga seal on ka harjad, on ikkagi selleks hooajaks lõppenud. Ja vaatame siin alade kaupa otsa, mis lõppenud talvest näppude vahele jäi ja ei räägi ainult tulemustest. Peaaegu tulemusi kõik teavad, need oleme läbi hekseldanud selliseid üldisemaid emotsioone. Alustame murdmaa suusatamisega. Minu jaoks murdmaa suusatamishooaja selline kõige suurem emotsioon või valdav tunne on see, et tegelikult ka Aivar Rehemaal on õigus. Eesti murdmaa suusatamine on tagasi. Nagu võiks isegi öelda, et murdmaa suusatamine jälle elus võib-olla on selline, tuli mul selline sõna pähe ja eriti just vaataks seda mehed tegid ka tublisid tulemusi, eriti Alev, aga eriti rõõmu pakub nagu naiste pool, et Kaasikud hooaja esimeses pooles ja stabiilselt tegid läbi hooaja üsna sellises kõrge koha peal ja nüüd hooaja lõpus pulles ka juurde, et see tekitab sellise mõnusa ootuse küll, jah. Mulle ka meeldis see, kui Aivar Rehemaa siin on öeldud, et nende tulemuste peale, mida siin hooaja keskel kõigepealt Alev, kui ta siin Davosis oli 11-12, natuke puuselt ja mida Kaasikud on teinud, siis selle peale tuleks nagu tema juurde ja lüüakse patsu, et teie olete ka nagu pildis tagasi, see nagu skeenesiseselt tegelikult osatakse rõõmustada ja väärtustada seda. Sa mõtled teiste koondiste? Teiste koondiste poolt, jah. Et nagu skeenesiseselt osatakse nagu väärtustada seda, et Eesti kunagine suusariik on nagu mingil määral pildil tagasi, et nad saavad ise ka aru, et seda on vaja, et see areaal muutuks natukene laiemaks, et ei oleks ainult Norra-Rootsi kahevõistlus. Jah, nagu me nägime, tegelikult me Trondheimi MM-is nägime, et kõik kuldmedalid, kõik naiste kullad Rootsi, kõik meeste kullad Norra, on ju. Et see oli murdmaas niimoodi. Nii, suusahüpped. Et siis ikkagi see on nõel ja liit. Jah, praegu peaks suut kinni trageldama, kui tahaks öelda, mida päriselt arvad sellest kõigest äkki. Tegelikult on sellised ju nagu kahetsed tunded, et Arti Aigröö tegi ju lõppkokkuvõttes ikkagi mega hooaja. Ta sai rohkem punkte kui seniste MK hooadega kokku. Ta oli seal 30. alguses lõpuks MK-sarjas. Ta hüppas stabiilselt hästi üksikud korrad, kui ta seal ära kukkus seal kuskil 4 hüppame turneeril ja nii edasi, aga ta oli kogu aeg seal 20. koha piirimail, seda, mida me ootasime. Aga just see, et see lõpus see Norra, see
suusakombede skandaal peale tuli, mitte et teda kuidagi süüdistaks selles või kuidagi tema oleks seal nagu skeemis olnud nii-öelda osaline, aga see nagu tõmbab natuke ikkagi alla seda asja. Tervele spordialale ta tõmbas sellise varju peale, aga samas teine asi, mis ta tegi, oli minu arust see, et ta nagu meenutas või tegi nüüd ikkagi puust ja punaseks ette, et kuivõrd tehnika spordiala tegelikult suusahüpped on. Et Kaarel Nurmsalu on meil seda televisioonist aastaid rääkinud, aga enne ei usu, kui ei näe. Ja nüüd kõik see, mis selle Norra koondise kombedega toimus, nüüd see tegelikult tegi piltlikuks seda palju paremini, et kuivõrd tehnika spordialas on. Ja tegelikult ju Aigar on nüüd hooaja lõpus oli USA koondise juures, kombed olid FIS-i käes, seal mingit trikitamist ei olnud, et ei ole seda ka, et oleks võib-olla mingisuguse parema kombega need tulemused teinud, et hüppas hooaja lõpus kästi, et selles mõttes kõik õige. See on hea naljakas, et me praegu nagu üritame võtta hooaega kokku, aga tegelikult nagu meie jaoks kõige tähtsam küsimus ei ole vastust saanud, on ikkagi see, et mis saab Arti Aigrast edasi. Jah, selles mõttes küll, et on USA koondisega nüüd ennast sidumas, aga me ei tea ju, kuidas see dünaamika seal tööle hakkab, kui hästi see kogu see kaadervärk tööle hakkab, kuidas seal on nagu taustajõududega, et kõik need küsimused nagu jäävad nii-öelda õhku rippuma sellest hooajast. Muudatus on olümpiahooaega ei ole kunagi hea. Mida tehakse hooaja põhiselt, vaata. Aigar ise ütles, et tema tahaks igal juhul Norraga seotuks, aga see ei pruugi lõpuks enam temast oleneda, jah? Nii, kahevõistlus. Emotsioon on ikkagi see, et troon on vaba. Minu jaoks, see Riiberi lõpetamine, see ikkagi muudab terve vaadet kahevõistlusele. See kogu spordiala on täiesti muutunud. No, see on aus nurk, aga kui kahevõistlus ütled, siis ikkagi esimesena tuleb see Kristjan Ilves ja kohutavad hüpped mulle silme ette paraku. Mitte kohutavad hüpped, aga tema standardid. See on niisugune naljakas hetk, et ma mäletan, kui see Riiberi teade tuli, siis meil oli ka esimene mõte umbes selline, et aga nüüd saab Ilves lõpuks olümpiakulda minna püüdma, kui ta vaid suudaks lennata. Oli nagu see jätkulause seal, et see on nagu niisugune, et just kui kõik täpselt avanes ainult, et ei ole nagu seda avanemist meie enda poisi poolt siin tulnud, et mis on nagu... No, sa käisid temaga just rääkimas pikk intervju, et kuidas tema see tuju oli nüüd siin mõned nädalad pärast seda kogu trolli lõppu. Ütleme nii, et ma arvan, et ta kasutas 4 korda selle ligemale tunniajase intervjuu jooksul sõna põrgu, viidates siis sellele, mis see hooaeg oli. Ehk siis praeguseks on ta natukene saanud juba puhata, ajulaadida, mõtteid värskendada, aga kui ta seda kõik pidi tagasi meenutama, siis ilmselt parafraseerides tema eest praegu, siis ei tahaks vaenlasele ka sellist hooaega. Põrutame põrgu, klõbistame sõrgu on fraas laulust Nõiaelu, tuletan meelde. Nii, vaatame edasi. Laskesuusatamine. Ja seal on nüüd kuidagi jälle peaks nagu Eesti ja maailma lahku seadma, nagu ei tahaks. Siis on meil siin veel oma see Eesti podisev Lindingeri katel siia hooaja lõppu. Vürtsi igale maitsele. No absoluutselt, jah. Aga laskesuse hooajal äkki selline ikkagi üks märksõna on see, et Norra ülemvõimu enam sellist ei olnud nagu varem. Ei olnud meeste seas enam niivõrd suurt ülemvõimu ja teine asi, et naiste seas ei olnud üldse mingit, seal oli Prantsusmaa võim hoopiski. Ja, et Norra on võidetav. Norra on võidetav ja isegi tuli seal, Soomlanna tuli seal hooajal esile, kui vaadata suurt pilti ja seal oli... Okei, läägreid võid mõne MK küll kokku kinni, aga... Ja seal selles mõttes oli üllatusi ja oli selles mõttes igale maitsel, jah, see tipu juures vähemalt. Ja kui mina tooks 2 pilti ikkagi kokku nagu selle Eesti ja maailma selle nurga alt, et kui me usume nüüd siin, mida Alvar Tiisler on meediasse rääkinud, siis laskesuusatuse numbrid on jätkuvalt tõusuteel. Mis minu jaoks on... Need on avalikud numbrid, aga mis on nagu minu jaoks selles suhtes nagu ikkagi hämmastav, sest kui me võtame nagu tänavuse hooaja, jah, aitäh Tuuli Toomingas selle kõigest, mis sa tegid, aga nagu enne seda põhimõtteliselt oli katastroof hooaeg ju. Meil oli Regina Ermitsa Kontiolahti 8. koht, aga Susan Külma 12 kuskil. Jah, aga nagu kõik ülejäänud enne MM-i oli karjutahastusest lihtsalt, et mis toimub ja Eesti inimesed on lihtsalt rahulikult pühapööti. Laskesuusaaeg. Ja tegelikult ju... Mina olin ka, ausalt. Et ma nagu võtsin endal nädalavahetuste mingite pereürituste planeerimise, vaatasin, et kas saaks niimoodi, et ma saaks laskesuuska rahulikult vaadata seal tund aega. Ja enamasti sai. Sa oled tubli laskesuusafänn, mina niimoodi ei teinud, aga ütleme nii, et isegi kui naistel tuli neid sähvatusi, siis minu arust suurem murekoht on see murepool või see meeste pool on suurem murepool, sellepärast, et Jakob Kulbind tegi mõned ilusad esitused, aga ütleme meie siis Raudvara Rene Sahkna juba ütleme korraliku seas Kristo Siimer, et seal ju tegelikult 0 arengut, põhimõtteliselt 0 sellist isegi sähvatust kõrgematel kohtadel, et see on natuke kurb ja muret tekitav. Võib-olla see on seotud Lindingeri jamaga, võib-olla mitte, ei tea. Aga nüüd seda tulles Eesti tasandile, siis see ka, et milline ootus
tekkis pärast seda 2024. aasta MM-i Eesti laskesuusatamise suhtes. Et see ei ole naljaasi olla praegu Eestis laskesuusataja või laskesuusatajakoondise peatreener, nagu me oleme näinud. Et see avalik surve, seda on võimatu mitte tajuda. Ma olen väga kindel sellest. Ja sellest toimetamine ühtepihti väga suur vastutus ja pinge, teistpidi muidugi ka privileeg. Et eks näis, mis sellest kõigest edasi saab. Liigume edasi ja mäesuusatamine. Eestis on nüüd mäesuusatamine. Mul on täpselt sama lause kirjas, et meil on järsku ala tekkis nagu kaardile juurde. Ja. Et seal juba tekkis natukene ka mingi arusaam, kes seal on umbes mingisugused Tormis Laine sellised peamised rivaalid. Seal tema selles võistlus või tema selles, kuidas öelda, klassis. Ja teine asi muidugi see meeste slaalomi ja suurslaalomi tippude osas on ka mingisugune suurem teadmine tekkinud, et keda seal nagu oodata. Pluss ootuste horisont kasvas ka nagu suhteliselt niimoodi hüppeliselt ja kiiresti, et hooaja alguses olime rahul MK selle 30-ga, siis lõpus juba nii. Midagi irtsutama. Ja nagu kui ei saanud 30 sekka, siis oli juba selline krahihõnguline ja olgem ausad, tegelikult Tormis Laine ise nagu ajab ka seda liini ja seda joont, tema enda need kommentaarid on samasugused, et vahet jälle, kas ma olen seal 19 või 25, et ma juba hakkan kõrgemale sihtima, et tegelikult ju tulebki nagu sportlase enda nii-öelda tunnetuse järgi ka natuke vaadata. Aga samas see, et MM-il 2 katkestamist, et see oli mitte rahuldav. See oli igatepidi äkki kogemus järgmiseks aastaks, kui me mõtleme siin, olümpiale minekut on, eriti kui ma olen jätkuvalt nagu segadus. Ma olen siin kuulanud siit-sealt maad, et kas see Alpi 2 võistluses nüüd on ikkagi nagu üks tiim riigi kohta või ikkagi mitu tiimi riigi kohta olümpial. Ma pole siiamaani aru saanud, et väga vastukäiv informatsioon on. Nii, iluuisutamine ja Eesti uus paraadala. Tuleb aplodeerida, ega siin ei ole midagi muud teha. Ja see, mis Tondirabas ikkagi juhtus seal jaanuari lõpus veebruari alguses, ka see, kuidas, mitte ainult see Niina Petrõkina võit, vaid ka see, kuidas tegelikult juba nii tema kui Mihhail Selevko eelvõistlused tekitasid sellist väga võimast tunnet või sellist ažiotaasi. See oli kaunis. Mina ei ole nagu pehmelt öeldes iluuisu fänn, aga kui ma hakkan nagu mõtlema, mis mulle sellest talihooajast meeldis, mis ei meeldinud, siis see Niina Petrõkina need esitused EM-il, aga tema üldine olek, tema kommentaarid, tema esitus nüüd MM-il ka, tema selline, ütleme, nüüd kokkuvõtmine seal MM-i vabakavas, et see kõik tekitab sellise ülimõnusa ja sooja tunde tema suhtes, jah? Või võtame selle koduse EM-i vabakava, et see kukkumine seal, vaata, kui see koperdamine. Mina olin Pääskülas perrooni peal, vaatasin telefonist, röögatasin midagi sellist, mille peale ma vaatasin ümber, loodetavasti väikseid lapsi kui ümberringi ei olnud. Aga millised emotsioonid ta ikkagi suutis pakkuda ja see, kuidas ta suudab esineda ka võitjana. Et kuidas ta pärast võitu suutis artistina selle rolli, Euroopa meistri rolli igatepidi välja kanda intervjuudes, Kaala etendusel, selle fantastilise programmiga, mida nüüd ka MM-il Bostonis esitas. Et see on tšempioni tunnusmärk. Selliseid sportlasi ei ole palju. Ainus, mis on natuke kahju, on see, et see iluuisu buum, mis tegelikult on jätkuv, kui me mõtleme tagasi, mida siin Aleksandr Selevko, eelmine aasta Kaunasega teha suutis, kui sealt hõbe tuli, on see, et noored tahavad nagu tulla uisutama, aga pole kuhu panna. Sest et kõik uisuallid on lihtsalt täis, ehk siis nagu see on nagu üks koht, mis on natukene nagu mõru magus, et tegelikult võiks ju siit nagu midagi veel suuremat õide puhkeda, aga seda lihtsalt ei saa sündida. Ja teine asi nüüd, mida ma vaatan siin meie kui spordiajakirjanduse mätta otsust on see, et tegelikult iluuisu hooaeg ei koosnenud Euroopa ja maailma meistrivõistlust või järgmine aasta Euroopa meistrivõistlust olümpiamängudest, vaid seal on ka need ikkagi isu karikasari, kus võime öelda maailma karikasari, kuigi seda nimetada seal niimoodi. Et aga nendele võistlustele Eestis seni on pööratud väga vähe tähelepanu. Enam-vähem takka järele tulemus kirja pandud, saavutas seal selle koha ja mis iganes. Aga tegelikult on läbi sügise võimalik ju ka neid võistlusi jälgida ja sealt hankida nii emotsioone, tunnet, spordielamusi, kõike muud sellist. Jah, ja kui natuke konstruktiivset kriitikat teha, siis meeste poolelt Selevkood, Elita Aleksander ikkagi natuke latti alt ja tuleb juurde panna järgmine aasta. Ja. Nii, ja kiiruisutamist räägime ka 2 sõna. Ma tahaks siiski ühega piirduda, ma tahaks öelda tahtmata nüüd kuidagi Martin Liivile liiga teha, aga arvestades, mis foonid on viimase 2 aastaga suutud üles ehitada, siis tänavune aasta
ikkagi ei tekitanud emotsioone. Minu jaoks nagu tekkis nagu see paralleel, et midagi sarnast nagu Kristjan Ilvesel, et mõlemalt olid nagu tipu lähedal, tahavad seda ühte sammu veel edasi teha, aga seda justkui ei tulnud. Et ma arvan, et Liivil nii põrgulik see hooaeg ei olnud, aga tal oli ka need mingid perioode seal, kus ta läbi haiguse pidi võistlema ja sellised raskeid hetkel, et arengusammu järgmist ei tulnud, aga loodetavasti siis sellest väiksest tagasilöögist pigem õpitakse, mitte ei langeta kuhugi auku. Ja nüüd kõiki neid 7 ala kokkuvõttes vaadates, siis kõigil 7 alal on meil järgmise aasta olümpiamänge silmas pidades on nagu mingi selline väga selge huvipunkt olemas. Ja tegelikult on siin juures veel kurling, kus segapaari maailmameistrivõistlused tulevad alles aprilli lõpus, maikuu alguses. Ja meil freestyle suusatamine, millest me rääkisime ennist, 9 spordiala ja tegelikult on veel olemas ju ka, ütleme, lumelauasõidus Skeletonis, seal on sellised väiksemad huvipunktid, aga ka seal on midagi olemas. Kui freestyle'i mainime, siis ütleme selle talve tagasivaates ikkagi üks märksõna on meil ka sealt võtta. Kelly Sildaru. Ja see vigastus, mis novembrikuus oli, see tundub juba nii üüralt tammu tagasi, eriti kui sa vaatad, et Instagramis ta juba piltlikult sõidab rolleriga ringi ja surfab, on ju. Surfida vist päriselt ei tee, aga sellest on juba nagu täiesti... Joosta veel ei tiku, aga rattaga sõidab. Just, et see on ka nagu üks märksõna, mis ikkagi seda talve kahjuks jääb. Jaa, aga tema võimalused Milano Cortina olümpial võistelda ei ole veel kadunud igatahes. Ja lootusrikas, ma saan aru, tema leeris ollakse. Üldine pilt on ikkagi see, et mitte kunagi, ma arvan, ei ole olnud nii palju erinevaid talispordialasid Eestis nagu pildil, telepildis, kirjapildis, kus iganes. Ma ütleks niimoodi, et Eesti talisport pole olnud kunagi niivõrd heas seisus kui praegu. Jah, ma arvan, et see on õige. See on kõva. Nädalavahetuse top. Ja nagu kombeks pressisektori lõpetuseks vaatame otsa eeloleva nädala jooksul toimuvatele tähtsamatele spordisündmustele, mis jäävad praeguse ja järgmise pressisektori saate vahele. Alustame võrkpallijuttudega. Pühapäeval algab Tartus Eesti meistrivõistluste finaalseeria. Mängivad seal Tartu Bigbank ja Võru Parrus. Ning 4 võiduni mängitakse ja see seeria on venitatud megapikaks. Ehk mängitakse rütmis pühapäev, neljapäev ja ma ei ole sellega nõus. Sõelmängude seeriad igal pool arenenud maailmas mängitakse ikkagi kiiresti. Et see seeria on, näiteks Robert Roobar praegu jäähoki meistri Soome kõrgliigas, tema oli 3 võiduni seeria, mängiti ära nädalaga. Ja 4 võitu võrkpallist tundub palju ka. Seda on pikalt tehtud. Vaielda. Ei taha vaielda, sellepärast, et tegelikult vähemalt on nagu toodud teistkümne dünaamika, siis karikas ja kronimet on niigi meil nagu ühest mängust sõltuvad, et nüüd on siis see, kus sul reaalselt juhusosakaal on väiksem. Kogu see point ju sellele 4 võidu vastu ma ei vaidle, aga see, et need pausid mängude vahel nii pikad on, see häirib. Tõmbab võib-olla tempot maha, jah? Just. Nii, aga korvpallis laupäeval Riia Tselli PC Kalev Cramo, kas seeria lõpeb Riias? Ma arvan, et lõpeb, kuigi Selli ei ole kodus ühtegi mängu vist kaotanud siiamaani, aga ma ütlen nii palju, et ma seal Tartu riigis enne jõudnud, aga Riia Selli on selline meeskond, kes on võitnud ka juba Eesti korvpalli sõprade südameid ja tegelikult kes eilset mängu vaatasid ülilahe, agressiivne korvpall, modernne, kiire jookseviska, et seda mängu tasub igal juhul vaadata ja Selli on ka tore võistkond nagu Kalevgi. Autorallit sõidetakse nädalavahetusel Hispaanias, tõsi mitte WRC sarjas, vaid madalamas, aga meie staarid eesotsas Robert Jürvesega on starris. Ja, ERC või siis maakeeli EM-sari. See, mis oli Rally Estonia eelmisel aastal. Põhimõtteliselt täpselt see sama, just, ja Robert Jürves seal. No vaatame, eks tal natukene vaja autoga kohaneda, sellepärast, et siin on nüüd väike erisus sellest, kes tal seal masina ette valmistab EM-sarjas ja MM-sarjas, aga laias laastus võiks ju sihtida poodiumit. Ja vist on see uus auto ka nüüd, mis Škoda välja tuli, mida ise testis ka, nii et seal on avastamist küll. Nii, laupäeval soovitan kõigil küll võimalik astuda läbi Hiiu staadionil, kus Nõmme Kalju kohtub FC Floraga. Tegemist Eesti meistrivõistluste mänguga ja Nõmme Kalju olukord on selles mõttes keeruline. 4 mänguga 4 punkti, Floral on 7 punkti. Ehk et põhimõtteliselt, kui Flora juhtub võitma, on nad juba Kaljust 6 ees ja intriigi seal selles mõttes hooaja varases faasis juba on. Ning läbi terve nädala võib läbi astuda Kalevi spordijälist. Miks? Põhjus on piljardi EM, mis seal tegelikult juba nädala alguses toimunud ja kus me oleme ka medali saanud, sest Deniss Krave 14.1 formaadis. Ma ei hakka nüüd detailidesse minema, sest ma isegi ei oska, tunnistan ausalt. Aga 8 pallid, 9 pallid on nüüd reede, laupäev, pühapäev ees ootamas ja läheb edasi ka veel uue nädala algusesse, nii et seal on mida vaadata. Ja sissepääs on tasuta, et lihtsalt võib nagu suvalise hetkel läbi kõndida, vaadata, kuidas tipptasemel piljard üldse välja näeb ja seda ma võin kinnitada omast kogemusest ja Armo ja Karel kinnitavad praegu, viseerivad minu sõnu, olles olümpiamängudel astunud läbi suvaliselt võistluselt, siis ükskõik millise spordiala tipptaset vahetult vaadata on alati huvitav. Sest et sealt leiab mingeid nüansse. Nii, aga
selline oli Pressisektori 24. saade. Saatejuhid olid Karl Juhkami, Jarmo Jagomägi, mina olen jätkuvalt Ott Järvela ja me kohtume nädala pärast. Saadet toetab Pahv. Pressisektor.